hooaeg on, Piiteri hooaeg on suht läbi. Teeb mingid viimased asjad siin Bemmi juures ära, vahetab oma ordid ära, siis mingid vedrud. Sain kuskilt paneb need alla, tagumist supportid ja rullib tiivad ära. Siis 23. märts on mingi Väätsa vigursõit. Ma praegu olen seal mingi teisel kohal vist, läheks vaataks sinna, teeks viimast selle etappi kaasa. Mõtlesin, et sellest viimast korrast äkki teeks mingi video ka. Ja siis võib selle Piiteri panna suveks puhkama, järgmist talve ootama. Õnneks seekord ei lõppenud see enne talve lõppu ära, et jäi alles ikkagi. Ja mingid plaanid on, mis järgmiseks aastaks ka teha, aga ma arvan, et jätab need sügisesse ja siis keskendub selle auto peale, millest ilmselt äkki homme teeb mingi video ja see vist jõuab isegi enne seda praegust video ülesse ka. Ei, no mul ei olegi, aga mõtlen sellest, kui hakkaks homme tegema, et siis see jooks enne äkki ülesse. Ja ma ei tea, teeb siin mingi lühiks, ma arvan suht lühikselt, et vedrud ja mordid, supportid, tiivad rullida ja ma ei tea, suht kõik praegu. Nii eile sai tehtud vedrud, mordid, supportid. Täna teeb üleüldse veel mingi bowl checki üle, kuna siin esisillas sai ka suht palju asju tehtud ja pidurid õhutab veel korra üle. See on sellega kõik, selle video ma jätkan siis ilmselt seal, ma ostan siia koilid üle ette, ma arvan, et sellest ma teen linnas ka mingi klipi.
Need ma panen teises garaažis alla ja siis 23. märts on see Vigur sõit seal Väätsal, siis ma vaatan, sealt tahaks ka mingid klipid teha ja siis saab selle videoga lõpuni ja siis täna ma teen veel siis see video ilmselt on välja tulnud juba 46. video, mis sellest saab ja ma ei tea, praegu on kõik. No nii, mingi 2 weeks later ilmselt selle videoga eelmise osas rääkisin, et mis üldse tehtud sai, oli vist tagumist supportid, amordid ja ma ei mäletagi, vedrud ka, need punased vedrud, mille ma ilmselt vaatan tagasi, et väga ei meeldi, kuidagi pehmed on, arvasin, et on mingid koilivedud ja amortidega nii palju, et ma ei tea, Mehka vist tegi siin sees midagi, kuigi ma ei tea, kas see Mehka viga on, ühesõnaga amort vist on mul selline tunne, et lööb tuppa üldse siia vastu seda tagumist katet, mul on mingi klipp ka vist sellest. Et mõtlen siit tagant katted uuesti lahti, ma vaatan. No nii, tutikas Febi Bilsteini amordipadi. Nii, tõmbasin vanad need välja ja ilmselt juba leidsin juba probleemi ka. Täielik enda pask, ütleme nii, et siin on see seib. Seda seal küljes ei ole. Et kuna seda seibi ei ole, siis see puks nagu töötab ainult keskelt nii-öelda. Ehk siis põhimõtteliselt august läbi lüüesti lööbki sealt pesa seest selle puksi nii-öelda kohe minema. Et ma ei tea, ma üritan need siit kuidagi elusana kätte saada, siis paneb vanad tagasi. Sest et mingi väga hullu nagu viga ei ole neil, loost see on, aga vot, enda pask, pole midagi teha. Nii, amordid sain paika. Vahetasin rehvid ka ära. Taga on ainult ühe kitsam, või mitte kitsam, aga madalam. Ees on kõrgem, sest et ma mäletasin, et mul oli 4 tükki neid kõrgemaid, aga ei olnud ikkagi. No, selle ühe sõidu kannatab ära suvel, ilmselt sellega rohkem väga ei sõida. Ja täna rohkem midagi ei tee vist, homme ma arvan teeb koilid ja eespidurid ära. Siis 46 mõtlesin proovin rattaid ka alla, praegu muidugi korralik Monster Truck. Et koilidega saab selle asja kindlasti ilusamaks. Kuigi muidu isegi värvikombo oleks nagu suht nice, aga ma ei tea, mis selle värvi osaga üldse saab. No see pole praegu oluline ka. Nii et täna on vist kõik. No nii, hommik. Täna 36 koilid, camberblade'id ja esisupportid. Koilid on siin sellist ja tehnid. Ma arvan, suht sama klass, mis Max Piipirood. Siin ma veits katsetasin, ma arvan, et ma võtan selle helper springi ära üldse, mis seal see on. Ja siis läheb see no nüüd ei istu. Siis peaks minema see, nagu ma aru sain, siis läheb see camberblade. Ja siis mutrid on siin ka koonusega, et tal oleks nagu
ruumi veits mängida. Nii. Ja siis selle preloadiga saab nagu selle vedru selle paika, et siis seda helper springi ei ole vaja üldse. Midagi sellist vist võiks välja nägema. Lükkasin muidugi Max Camberisse ka ikka, sest et nii on lahe. Panen teise ka paika, sellest vahelt minema. Ja keerab siit ülevalt lahti need, tõstab ülesse. Boldid õnneks peaks suht lihtsalt tulema, et see on juba korra lahti käinud siin käänvikud tehes. Koilid sai paika ja kõrgust peaks veits regullima nii palju, kui selle preloadiga saab nii-öelda. Et see on fixed kõrgus sellel koilil tegelikult. Aga et ma lükkan preloadiga nagu selle vedru ülesse natuke. Siis ta läheb nagu jäigemaks küll. Aga peaks teoorias saama natuke kõrgemale ta. Praegu ta istub niimoodi. Ja piduriklotsi juhendub tagasi panna enne, kui proovisõitmal lähed tegema. Nüüd vahetab siin supportid veel ära. Kapa teeb siin veits seda kuradi karpi. Võtsime ukse eest ka ära, et vähe lihtsamaks ligi päästa. Ja mis seis on? No pizdets. Pizdets. Tehtav, aga tööd on palju. Plasmavaks on. Jaa, plasmavaks on. Ja. Tere, kes mu lilla vesti ära lõhkus? Ise lõhkus? Ei, ma selja pealt niimoodi. Kuulen, ma arvan äkki kõige lekkis villakas seisid ja see läks põlema. See ei ole roogil lahendasid ära. Ta ei ole põlenud. Ei pean lõigandam vist noad, ma prooviks nugada. Kihvt on rahus. Ostis uue noad. Ei. Ja siin Bemmi välja, see koilid sättisin veits paremaks. Supporteid ei vahetanud, sest et ma ei viitsi uusi torusid sinna täna teha. Ei saanud voolikut nagu hästi kätte sealt stutsist. Ja selle teeb, ma ei tea millalgi hiljem üldse, et see jääb nagu nii suveks seisma mul. Aga ma ei tea, see videos läheb edasi ilmselt Türil, kus see vigur sõit on.
nii et davai. Nii, loodan, et mind kuulda veits. Sõidan Türile, kus toimub siis Järvamaa vigursõidu 4. etapp. 2 võistlust olen osalenud seal juba, esimest ei olnud teadlik üldse, et toimub. See 4. on juba suht nagu palju osalejaid seal, 46 äkki. Mõned Eesti meistrid on kohal, isegi Maiko Tamm ja Kevin Pesur ralliklassist ja driftist. Mõtlesin, et teen sellest viimast korrast mingi video ka. Panen GoPro neid sõite filmima ja vaatame, kuidas läheb. Üldarvestuses olen 2. kohal. Esimene koht saada on 2 punkti on vahet, et äkki hoppab. Nii et mingi tunni pärast olen kohal, et vaatame. Nii, jõudsime kohal siia, rada on läbi käidud, jalgsi võistlejate koosolek on ära olnud. Hakkavad sõidud pihta, noored hetkel sõidavad, see on naiste klass, see on esivedu ja see on tagavedu. Ja siis kui sõit hakkab pihta, ma panen GoPro käima, näitan rada siis ja vaatan pärast, teen äkki mõned klipid väljast ka.
teine kord. 2 kuud tagasi. Helar Arge. tal on poole lihtsam. tal on hea toetada selle, ta moodutab punkt seal. Esimene Kristof Freienthal. Petri Tutsinoja. Karl-Leel. Mees hoidis väga pikalt teli kohta, aga jah. Tänasega läks ära jah. Aga ma nägin seda ette ka, ma ei ole üldse. Tagavedu, teine kord. Helar Arge. Ja tagavedu, Kristof Freienthal. Neli VD. Kolmas on Helar Kolan. No nii, õhtu käes, päev on läbi, ma GoProga nii palju kui filmisin seal, siis sellest näete, ma sõitude vahel midagi ei filminud peale enda seda viimast sõitu, 3. sõitu, siis filmisin veits väljast ka, panen need sinna. Muidu päev oli päris hea, esimene sõit läks suht metsa. Kes videost näeb, siis ühest kohast, ühest koonusest sõitsin täiesti mööda ja läks otse nii-öelda kirja, ehk siis aega ei saanudki üldse kirja. Teise sõidu sõitsin esimese aja. Seal oli sekunditega vist piisavalt edu sees, et 3. sõidul sain 4. koha, aga ma kaotasin vist ainult 2 sekundit. Nii et 2 parima aja nagu 2 parimat aega liidetakse kokku ja siis see on nii-öelda nagu tulemus. Et ma panen selle tabeli ka, mismoodi seal ajad olid, et sealt näete. Ja tänase päeva esimene koht oli ja siis üldarvestuses terve sarja peale oli ka esimene koht. Ja 36 jätan seisma nüüd. Talv läbi ja need sõidud, mis siin teha saab, sellega on läbi. Suvel võib-olla mõni üritus on, et seal JCM, JCM, seal pidi tulema vist juunikuus mingi lastekaitseüritus ka, mingi taoline, et siis äkki seal sõidab sellega. Nii et ülejäänud videodes, mis nüüd tulema hakkab, siis keskenduks sellele 46-le. Vot, nii et stay tuned, davai.